tere päevast saab nüüd juba öelda, mitte enam tere hommikust, kuigi kuulsin siin ruumis veel hommikust teretamist. Minu nimi on Anneli Tank ja töötan siinsamas majas Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis majandusarengu osakonnas haridus- ja tööjõuvaldkonna teemavedajana. Mul on väga hea meel teid siin tervitada. Rõõm on näha inimesi päriselt. Ma tean, et me oleme seda kuulnud, inimesi või kõnelejaid seda ütlemas juba viimased umbes aasta, aga mina vähemalt seda ütlemast ei väsi. Sest kui me vaatasime täna korraldajatega nimekirja, siis me tõesti südamest lootsime, et see saal saab täis ja näete naeratusest mu näol ja siin ka eesreas olevate korraldajate näolt, et meil on tõesti siiras hea meel, et teid on saali jõudnud nii palju. Eraldi siiras hea meel on nende meeste üle, kes on meie naiste hulka täna siia saali jõudnud. Meil tuleb väga põnev, väga toimekas päev, väga toredate esinejatega, toredate panelistidega. Ja kui me mainisime siin seda, et me pole pikalt näinud, siis kõik see aeg meie ümber, mil me praegu elame, seab meile väljakutseid võib-olla selliseid, mida me viimaste aastakümnete jooksul ei mäleta. Ja seda enam on oluline ühise õla või õlatunde tekitamine. Ja koos korraldajatega täna me püüame seda kogu päeva jooksul teile tekitada, aga siin on hästi oluline osa meil kõigil, kes me siin ruumis oleme. Meil Majandusministeeriumi poolt on selline tagasihoidlik palve tänasesse päeva, et tutvuge vähemalt 2 uue inimesega. Niimoodi, et kui te siit päeva lõpuks lähete, saate kas kallistada või suruda kätt. Teie valik, mis oludes, mida soovite teha. Aga ma ei tee päeva sissejuhatust rohkem pikemalt, kui räägin veel mõned tehnilised teadaanded ja siis annan juba sõna siit järgmistele kõnelejatele. Te näete päevakavas, et meie päeva teises osas on meid ees ootamas jagunemine töötubadesse. Te olete saanud ennast eelnevalt registreerida, aga kui päeva jooksul lõunapausi ajal või mõnda ettekannet kuulates tekib tunne, et tahaks minna mõnda teise töötuppa. Et tundus alguses, et läheksin ühte, aga tahaksin minna teise, siis seda saab teha. Ennast kusagil eraldi ei pea registreerima, lihtsalt minge teise töötuppa. Ma käin selle info täpsemalt üle veel enne lõunapausi, et kõigil oleks teada, millisesse ruumi minna, kui me siirdume üheskoos lõunat sööma. Ja kõik küsimused, mõtted, tähelepanekud loomulikult alati on teretulnud, andke märku ja ka panelistid ja esinejad annavad kindlasti meile ühiselt aega ka võimalust küsida. Kasutame seda aktiivselt. Aga mul on hea meel anda sõna üle Reedale. Reet, ole hea, annan sulle siit samast üle ka mikrofoni. Ma arvan, et rohkem ei ole mikrofone, jah. Tere tulemast kõigile 6. naiste ettevõtluse konverentsist osavõtjatele. Mõnega kohtume täna esimest korda, teistega võib-olla 2.–3. korda ja mõned on meil väga pikaajalised kaasteelised olnud ja me toetame üksteist sellel naiste ettevõtluse teel. Nagu te kõik siis, kui te registreerusite, teada saite, on meil siis eesmärk ikka hoogu anda naiste ettevõtlusele. Ja selleks, et päeva alustada, tutvustan siiski ka Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskust, sest lisaks sellele, et me oleme nüüd 6 viimast aastat toimetanud naiste ettevõtluse toetamisel. Tegelikult oleme seda teinud ligi 30 aastat. Alustasime küll ühe Naisuurimus- ja Teabekeskuse loojaga, nimelt Naiskoolituse keskusega ja siis sealt algust lugedes võib juba pidada seda 30-aastaseks tegevuseks ja oleme seda tõesti kogu südamest teinud nii palju, kui meil vabatahtliku töö korras enamasti võimalik on olnud. Ja meil sellel Enutil on
palju teisi ülesandeid samamoodi. Et Enutiga alustasime 97. aastal ja meil on ka oma akadeemiline ajakiri ja päris suur raamatukogu, kuhu olete kõik oodatud. Aga siis ikkagi me tahame siis öelda, et me lisaks naiste ettevõtluse toetamisele oleme toetanud naisi poliitikas, naisi hariduses ja oleme väga head koostööd teinud ka nii kohalikul tasandil kui ka Riigikogu ja erinevate ministeeriumitega, et koostöö on järjekindel ja pidev. Ja kui me siin toome mõned niisugused mõtted ka naisettevõtluse toetamisest pika aja jooksul toome välja, siis võime öelda, et viimasel nüüd 20 ja rohkemal aastal me oleme teinud erinevaid konverentse ja ka erinevaid töögruppe ja erinevaid arutelusid, et seda naiste ettevõtlust ikkagi esile tõsta, naistele eeskujusid pakkuda ja ka neid naisi esile tõsta, kes on selles pikas karmis ettevõtluse maastikul ka vastu pidanud. Ja õieti selle konkreetse Hoogu naisettevõtlusele algatusega me alustasime 2017, sest märkasime, et antud juhul ÜRO oli 2 aastat varem, enam-vähem õieti 2014, alustanud üle maailma oma liikmeskonnas sellise uue suunaga nagu toetus naiste ettevõtlusele ja nad on seda tänase päevani jätkanud, seda saab sealt ÜRO lehekülgedelt uurida. Nad on laiendanud teda niiviisi, naiste ettevõtlus on nädalaks ja kuuks ja lõppkokkuvõttes see ongi 365 või 6 päeva igal aastal. Toetame naiste ettevõtlust ja toetame koos mitte ainult, et Enut, toetame koos kõigi nende partneritega, kes meil täna siin on kaasa aidanud, aga ka paljude teiste partneritega, nii tööandjate, töövõtjate ja ka muude sotsiaalsete partneritega, aga ka väga paljude MTÜ-dega, kuna meil on ka oma MTÜ-de võrgustik. Nii et tuge, ma loodan, te saate, kui teil vähegi soovi on. Suur tänu täna tulemast ja teeme koos ühe väga toreda, ilusa päeva. Aitäh, Reet, ilusa sissejuhatuse eest päevale.